Kas nüüd on Põlva maakonnas haldusreformiga enam-vähem kriips all? No kriips all ei ole selles mõttes, et eks lõplikud otsused tehakse alles aasta lõpus, ehk siis 31. detsember on siis see kuupäev, kus kõik peavad oma lepingud esitama, aga selgus on väga suures osas on tänaseks majas küll. Ehk siis Põlva maakonda võiks tekkida 3 valda ja kui kõikide läbirääkimised viivad ilusti lõpule, siis nii on. No see suur vald, mida Põlva vald nagu talvel ju taotles, see jääb ikkagi sündimata. See jääb sündimata ja tagantjärgi tark olles siis ega me väga ei lootnud ka, et tõesti terve maakond üheks vallaks saab. Aga me vähemalt oma head tahet näitasime, et kui tahetakse, siis Põlva on selleks valmis ja samas arvestasime ka, et võib tekkida 2, 3 või isegi rohkem valdasid. Nii et ma arvan, et see protsess on olnud päris mõistlik ja kui nüüd vaadatagi tagasi, kuidas aasta tagasi kõik algas, et siis võib-olla alguses oli seda umbusku, et kas üldse haldusreformi vaja on ja milleks seda vaja on ja seda oli väga palju, eriti just väiksemate valdade poole pealt. Nüüd Põlva vaatas teistmoodi, kuna Põlva linn ja vald ühinesid alles 4 aastat tagasi, siis 3 aastat tagasi, siis meie nägime haldusreformis palju positiivset, et seda on vaja teha ja on vaja suuremaid valdasid teha. Nii et selle tõttu me ka sellise juhtrolli võtsime ja pakkusime, et teeme suurema valla. Aga ma arvan, et see tulemus, mis tänaseks on, ehk siis jääb 3 valda, millest siis Põlva kõige suurem, et see on päris mõistlik. Ise küsimus on see, et üks vald on nendest siis Kanepi, Kõlleste, Valgjärve on alla 5000 elaniku tänases seisus, et mis sellest saab. See on muidugi suur küsimus. Millised omavalitsused siis selle suude Põlva valda kuuluma hakkavad? Põlva valda kuuluksid Ahja, Mooste, Vasse-Kuuste ja Laheda, pluss siis Põlva. Ja meil on kokku üle 14 000 elaniku, nii et me oleme ülekaalukalt kõige suurem vald Põlvas, õigemini Põlva maakonnas, õigemini see on siis pool kogu tänasest Põlva maakonna elanikest. Ja tänu sellele, et me siis kokku oleme üle 11 000 elaniku, saame siis ka riigi poolt toetust niimoodi, et Põlva vald saab 800 000 euri, siis kõik need väiksemad vallad, igaüks saaks siis 300 000 ja pluss siis selle eest, et me oleme kokku üle 11 000 elaniku, saame siis veel 500 000 boonust eurot riigi käest peale. Nii et meie jaoks on see väga hea lahendus ja see annab väga hea sellise stardi uuele vallale, et teha mõistlikke investeeringuid. Kuhu see raha siis investeeritakse? Eks see tulebki nüüd läbirääkimistes paika panna. Meil nüüd järgmised sammud ongi sellised, et järgmisel teisipäeval ehk siis 11. oktoobril on siis nende 5 ühineva valla juhtkomisjoni kokkusaamine, kus siis vaatame uuesti üle selle ühinemislepingu projekti, mis me mai lõpus valdadega kokku panime. Ja projekti üks tähtis osa on ka see lisa, kuhu pannakse siis kirja need võimalikud investeeringud, mis peale ühinemist tehakse. Ja selleks siis kõik need 5 valda esitavad oma eelarvestrateegia, mis on 4 aastaks ette nähtud 2017–2021 ja seal me siis vaatame üle, et mis investeeringuid keegi ette on näinud ja kas meil rahaline kate selleks on või mitte. Aga esmamulje on väga, väga hea, et Põlva maakonna vallad on majandanud väga ökonoomselt ja keegi ei ole oma laenukoormust viinud kriitilise määrani. Nii et selles mõttes meil tulevikus investeeringuteks raha kindlasti on. No üks investeering, mis ilmselt tehakse, on uus valla administratiivhoone. Jah, see on meil kirjas ka ühinemislepingu praeguses projektis, et Põlva vald siis oma 800 000 euri või osa sellest õigemini võiks kasutada kas siis uue adminhoone tegemiseks või siis mõne olemasoleva hoone remondiks. Et me täna ei ole seda absoluutselt paika pannud, et see uus hoone tuleb, vaid on kirjas, et lihtsalt meil on nagunii vaja kogu
uue valla toimimiseks ühte kohta, kus vallavalitsus asuks ja see on kas siis uus hoone või on siis mingi vana hoone remont. Nii et tänane olukord näiteks Põlva vallas, kus me asume mitmes kohas, et kultuurimajas ja siis muusikakooli teisel korrusel ja siis veel haldusteenistus on veel üle linna laiali, et see ei ole normaalne, et ikkagi tegelikult üks üksus saab mõistlikult töötada siis, kui ta on ühes kohas, et see mõjub kultuurile ikka palju paremini. No ilmselt on selge ka see, et mis saab uue omavalitsuse nimeks, et on siin veel valikuid. Ühinemislepingu tänases projektis nime kokku leppinud ei ole, küll aga minu selge seisukoht on, et see võiks olla Põlva, nii et eks me seda nüüd rääkima hakkame, aga kuna tõesti nüüd need 5 valda, kes ühinevad, et nad on ka maa-alalt hästi loogiliselt ümber Põlva ja ei ole sellist nagu sopilisust, ehk siis geograafiliselt ilus tervik, et siis ja Põlva on ju selgelt ainuke linn ja kõige suurem üksus selles vallas, et siis võiks Põlva nimi kindlasti olla. Kui suur tagasilöök nüüd oli see, et Kanepi, Valgjärve ja Kõlleste vald ikkagi otsustasid Põlvaga mitte liituda ja proovida ise omavalitsust teha? No, me olime valmis mõlemaks variandiks ja andsime märku kogu aeg, et me tahame rääkida ja kui nad vähegi tahavad, et siis võiks veel suurem vald tekkida, aga lõpuks siis Kanepi vallavolikogu otsustas, et nad tahavad moodustada oma 3 väiksema valla liidu, ehk siis Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve, et selline otsus siis nende poolt tänaseks olemas. Küll aga neil ei ole tänaseks 5000 elanikku koos, nii et mis nüüd valitsus sellest uuest vallast arvab, see siin lähikuudel võiks selguda, et kas lubataksegi väiksema elanike arvuga valda teha või tõesti nad saavad oma 5000 elanikku kokku või siis kolmas variant, mis on kõige kurvem kindlasti on see, et kui need 3 valda siis sundliidetakse kellegagi ümbruskonnast. Siin loogiliselt võttes, kuna nad on Põlva maakonnas, et siis neid võiks liita Põlvaga, aga mis täna on ikka väga halb lahendus, sellepärast et sel juhul kindlasti on see selline poolvägivaldne käik ja lõpuks veel riigi toetusest, rahalisest toetusest jäävad ka nad ilma. Nii et eks lähiaeg näitab, et kuidas see nende 3 valla volikogude otsused, kuidas need siis tegelikult ellu lähevad. Eks see tegelikult selle viimase 3 aasta jooksul nende koosseisudega, mis tänased volikogud on üle Eesti, oli haldusreform ka üks tähtsamaid otsuseid, mida volikogudel vaja teha oli. Et kui muidu oli selline tavaline igapäevaelu juhtimine, siis nüüd oli haldusreform volikogude jaoks väga tähtis otsus. Põlvas või mida suurem koht on, seda rohkem on neid tähtsas otsuseid, nii et Põlvas näiteks oli koolireform üks suur teema, mida me käsitlesime ja see tegi meid ka tugevamaks, kus sai väga palju analüüsitud läbi, et mis on tuleviku jaoks, selle piirkonna jaoks kõige parem lahendus. Ja võib-olla selle tõttu ka Põlvas ja haldusreform ei tekitanud volikogus üldse küsimusi tänaseks, et volikogu oli väga selgelt seda meelt, et nii palju omavalitsusi kui võimalik võiks Põlvaga ühineda. No mis nüüd tulevik toob, et arvamusi on nii ja naasuguseid, et mõned arvavad, et tuleb ka õige varsti järgmine liitumiste ring. Et mõned arvavad, et need vallad, mis nüüd moodustatakse, jäävad vähemalt üheks inimpõlveks kestma. Et mida arvate sellest? Mina arvan niimoodi, et arvestades naabrite kogemusi, ehk siis soomlaste ja lätlaste, siis mõistlik on olnud selline haldusreform, kus on ühe omavalitsuse keskel ikkagi linn, ehk siis omavalitsused on suuremaks ja keskus on
on linna näol olemas, nii et kui nüüd Eestis seda ei ole tekkinud paljudes kohtades ja tekivad sellised mitte endaga hästi toime tulevad omavalitsused ikkagi liiga väiksed, siis ilmselt tuleb mingite aastate pärast järgmine reform. Aga vaadates nagu Põlva maakonda, siis Põlva maakonna enda arengukavas oli ka kirjas, et on 2 keskust, on siis Põlva ja Räpina. Nii et selles osas on kõik väga hästi paigas, aga nüüd natuke on küsimus selles Kanepi, Kõlleste ja Valgervee kandis, et kas nad saavad jätkata iseseisvalt või mitte.